tänane outfiti check. Oh damn. Selline imeline pool pükskostüüm, pool seelik, pool särk, pool pluus. Kuhu lähme? Me lähme muuseumisse, sõjamuuseumisse. Ja minu puhur. Üli asi. Loodan, meid on hästi kuulda, et meil pole mikrofone küljes, aga Brenda ma just broneerisin meile takso. Sõidame umbes 12 minutit taksoga. Sa tahad pakkuda, kui palju me maksame taksosõidu eest? 12 kuni 15? $5. $5. Õige vastus on $2 ja 20 senti. Ja meie kõmbime iga päev. Ei no, kõndima peab ka. Ei kõndima peab jah, aga jaa, $2. Väga crazy. Väga crazy. Joogid on käes. Mina siis tellisin, ma ei tea, sest et selle minu joogi juures ei olnud ingliskeelseid asju midagi. Ainudki asi, mis oli kirjas, oli avokoko. Ehk siis siin oli valge osa ja roheline osa. Ehk siis kookos ja avokaado. Tellisin. See on väga magus, aga see on arvatavasti kõige parem kookos asi. Yes, thank you. Meeletult toit. Igastahes see on üks, ma arvan, parim kookose asi, mis ma olen söönud. Söönud elus. Väga maitsev tõesti. Nagu veits mingi cookie and creamy moodi natukene. Rohelema, väga hea nagu rohelema. Ei tea, mis see siin peal on. Tarretis. Ma arvan, et see on enam-vähem nagu see, mis... Kohvitarretis või? Ma arvan, et see on sama enam-vähem nagu, mis käib sinna nende teede sisse, need tarretised. Teede sisse või? Need pobateed. Jah. Kas ma peaks see sisse siis panema või? Ma ei tea. Igal juhul ma segan selle ära. Sain hommikul juba kehva kohvi, nii et ma ei olnud seda. See vähemalt värvi poolest tundub vähe kangem kui hommikune. Hommikul oli nagu jooks piima, kus oli väike kohvitilk sisse pannud. Issand, kui magus. Paned suhkrut siia? Võimalik. Ma ei joo tavaliselt ühtegi jooki, kus on suhkur sees. Nii et vahelduseks päris hea. Teepirukas. Aitäh. Küsis, kas me tahame midagi tellida. Sa said aru, mis ta ütles, või? Ei, sina räägid nendega inglise keeles, mina ei saa nendest aru. Ta küsis, kas me tahame midagi tellida nagu preedi kõrvale, mulle tundus. Et ta küsis seda. Ja nagu räägitud mitu korda, siis hetkel jalutame Vietnami sõjamuuseumisse või Ho Chi Minhi sõjamuuseumisse täpsemalt. Nii et lähme vaatame, soovitatakse väga palju seda, nii et vaatame, mis muuseumisse näidatakse. 80 000, 2 piletit. Ma igalt poolt lugesin, 40 000, üks nägu. Ma igalt poolt lugesin, et 50 000 on nägu, nii ma ei tea, miks olukas see. Mis see siis 80 000 kokku on? 80 000 on põhimõtteliselt 5 taala. Natuke alla, 4,50. 2,50 2 taala nägu. Sõjamuuseumisse. Äge, no vaata. Mis see siis eurodes, mingi 1,50 või? Midagi siukest jah, vähe. Aga ma arvan, et soovitati kõigepealt käia seest läbi ja siis välja vaadata ringi.
muuseumis käidud. Hans vaatas lennukeid ja Ma käisin shoppamas. ja tanke ja Brenda käis shoppamas. Esiteks ma sain ülihea kompaktne väike Vietnami retseptiraamat ehk siis hea kaasa võtta ja nagu meil oli me hakkame kindlalt food ja kõike kodus tegema. Ja siis kahjuks ei saanud seal filmida, mõtlesin, näitan teile praegu, kas on ilusti ära pakitud, et seda ma ei tee lahti enne, kui me koju jõuame. Natukene on näha. Nii et ma näitan teile kodus, aga vana hea, kui me üldse suveniire ostame, siis me ostame tavaliselt selliseid asju, mida me päriselt kasutame. Ja kes Austraalias või Eestis võib tundub täiesti nagu mõttetu kasutu asi, on joogialused. Meie Austraalias kasutame igapäevaselt igal pool neid ja need on siis need ilusamad, kui külalised tulevad või on erilisem sündmus. Nii et siis me mõtlesime, et me ostsime erinevad joogialused, siin on praegu 4 tükki, arvatavasti kui leiame kuskilt sarnased, ostame juurde linna nimedega, kus me käinud oleme. Hanoi, Halong Bay, Hoi An, kus me lähme, Ho Chi Minh oli neil otsas, et meil on veel vaja Ho Chi Minhi ja Da Nangi. Just. Jah, nii et 2 tükki on juurde vaja, siis meil ongi täpselt 6. Ja maksid need 85 000 tükk, ehk siis $5, aga mina ei saa üldse sellest värgist aru, mis palju mida maksab veel. 2 päeva on möödas, nii et aega on veel. Ja siis ma tulin Hans juurde mingi, palju on 85 000, aga Hans kuulis vist. Palju on 25 000? Siis ta mingi 1,50, siis ma mingi, nii odav, siis ma lähen ostan neid jaluseid, jumala lahe, tulema näitan. Valisime alused ära, maksame, siis ma vaatan mingi 400, ühesõnaga $25 läks kõik maksma, siis ma mingi, kuidas see nii palju on? Hans oli mingi, mina ei tea, et maksime ära ja siis tulime ära, mingi 85 000 oli tükk. Ja siis Hans oli mingi, okei, ta kuulis 25 000 tükk. Mis seal ikka. Aga need on tõesti väga ilusad ja nii edasi. $5 ei ole ka palju. Aga mina soovitan küll kõigile seda muuseumit, et tulge vaadake, et kahjuks koleda on, mis inimesed suudavad teiste inimestega teha, aga ongi tähtis, et me seda mälestaks ja teaksime ja siis loodetavasti me enam ei tee seda. Meil on tekkinud väike shopping list, mida oleks vaja osta. Nii et nüüd me tulime Ho Chi Minhi keskturule, mis asub maa all. Nii et nüüd me läheme maa alla ja see nagu, kui me käisime eile seal teisel turul, mis on ka üks Bentang, mis on üks Ho Chi Minhi suurimaid turge, siis see oli nagu selline turuvaib. Siin tundub natuke rohkem on selline nagu poed. Vähemalt nii palju ma nägin. Nii et lähme avastame Ho Chi Minhi keskturgu. Nii et siin Brenda shoppama avastasin meil sularahad natuke läbi. Õhtul peab majutuse eest ka cashis maksma. Ehk siis ma lähen otsin ühe pangaautomaadi ja võtan sulli välja. Nii et lähme otsime ühe pangaautomaadi siit Ho Chi Minhist. 7,5 miljonit rikkam automaadist võtsime 7,5 välja, sest et äkki kuskil 3,8 miljonit tuleb maksta ööbimise eest ja siis, et oleks marketil igal pool ka raha kulutada ja et ei peaks homme, kui me lendame siit ära, ei peaks kohe kuhu minema raha võtma, et siis on nagu korras. Nii et lähme otsime Brendasid marketit üles ja mul on kõht päris tühi juba. Tahaks midagi süüa ka. Oleme siin Toidu tänaval, valikut on palju, otsustasime, et hakkame lihtsalt järjest läbi käima ja siis otsustame. Ma vist juba otsustasin ära. Mida ma iga päev söön? Chokat. Bring the money for you. I will change my money. Okei. Oh, yeah, this one. Okay, I will bring the money. Jah, thank you. Ta toob raha mulle hiljem. Ma andsin talle 500 050. Nüüd ta peab mulle 400 000 tagasi tooma. Minu toit jõudis kohale. Mina võtsin siis kalasuppi, kalanuudlisupi. Ja Hans tahtis täna riisi ja kana või siis friikaid ja kana hoopiski. Et siin on Hansu kana ja friikad. Näevad kõik väga rõbedad välja. Ma tahtsin täna kana ja friikaid süüa. Tomat supi sees. See on mingi Aasia värk. Spicy või? Maitse seda. Ei. Väga maitsekas. Issa, mis maitse need on, miks see nii hea peab olema. Äkki kolime Vietnami hoopis. Üks asi, mida ma nüüd alati tahaks reisidel teha, on see, et ma ostan mingi lõhnareisil. Kasutan see reis ainult seda lõhna. Ja siis kui me koju lähme, siis meil on erinevad lõhnad, mis on ainult meenutab. Kui seda peale paned, siis meenutab ainult Vietnamit näiteks. Just. Nii et nüüd me just võtsime, kuna oli
ostad 2, saad ühe tasuta, siis me võtsime 3 lõhna, 1 Hansule, 2 mulle. Easy. nii et meil on sellised lõhnad. Hakkame lõhnastama ennast. Sellised lõhnad ja siis meil on London, Crystal ja Anthony Blue. Nii et väga head lõhnad olid igal juhul. Hakkame lõhnatama nüüd. Läksime kohvi otsima, sattusime jalamassaaži Just show kuidagi. you. I have here, I have a little bit broken. Peaks midagi rääkima või? Segasin seda. Ma juba filmin. Ja ei, ma hakkasin rääkima, et me läksime kohvi otsima ja siis sattusime jalamassaaži. Jalad valutavad tegelikult. Väike jalamassaažu. Jõudsime koju ja siin on meie shoppingu värgid. Selle me tegelikult ostsime juba varem, kott. Üks asi on veel. Me ostsime seljakotiga. Aga siin on siis need, mis ma juba näitasin, joogialused. Väike retseptiraamat. 3 erinevat lõhna. Lehvik. Ansunustus sokid kaasa võtta. Ja siuke lahe bluus. Ma näitan teile. Muidugi, meie lemmik Foo. Pidime ikka ostma Foo bluusiga Hansule. Tere hommikust, armsad sõbrad. Täna liigume ära Ho Chi Minhist, aga enne seda eile me marketit ostsime kõvasti puuvilju, juurvilju, puuvilju. Ostsime mangot, ostsime mangostiini, ostsime ananassi ja siis ostsime mingit roosiõuna. Roosiõun, seda ei soovita. Väga lamp. Kehvem kui tavaline õun. Ütles, et väga magus, aga oli väga bitter. Ananassi mina olen juba 2 tükki söönud, Brenda eile sõi mangot ka. Aga mida ma tahtsin, sest et ma ütleks, et Eesti inimene väga võib-olla mangostiiniga kokku ei puutu. Ehk siis tahtsin lihtsalt kiire video teile teha, näidata, kuidas neid süüa, kuidas neid avada. Enam-vähem keskelt lihtsalt lõikad noaga, ei pea olema nii suur nuga, aga siin ma ütlesin ainuke siuke nuga. Lõikad väikse sälgu sisse ja siis lihtsalt pajutad. Ja mangostiin tuleb ise lahti. Ja selline ta seest näeb välja. Nii et pealt nagu nõnda välja. Nagu väike küüslaugu kobar. Ja siis nokid neid nagu küüslauga. Ja siis seda võid kas lihtsalt siin amsata või võid seda kahvliga, nii et ta on siuke maitseb nagu siuke C-vitamiini pomm, ülimaitsev on, nii et soovitan, proovige ära. Kõikidest ananassidest asjadest on ikka kõige mugavam, mõnusam näha. Vabandust, ma enne unustasin öelda, enne kui te mangostiini ostate, siis katsuge, mangostiin peaks olema natukene pehme. Kui on hästi kõva, siis on kehva mangostiin. Ma võtan, ta on siuke. Ma võtan siit veel ühe siukse tükikese ära. Ja, kuidagi hästi näha on. Ja siis ma lihtsalt siit kohast. Enne tuli mul paremini välja. Võtan nagu nokin nagu neid küüslaugu küüni. Küüsi. Ja see on niimoodi. Mango on maitsetu. Mango ei ole kõige parem. Kätte on jõudnud aeg lahkuda Ho Chi Minhist. Sõidame taksoga hetkel lennujaama, et lennata tänangi. Taksos seal vasakul koha peal turvavöö ei tööta, nii et ma saan siin 40 minutit siin keskel õrre peal istuda. Millegi pärast on mul see turvavöö tagumikku all, ma ei tea miks. Tegelikult võiks nagu ette istuda, aga nagu... Ja bussiliiklusesse seisma jääd, nii et... Ta saab jääda selles mõttes, aga probleem on see, et kuidas me nagu ütleme seda. Et suhtlusega vaata kehva, nii et lihtsalt... Pool tundi hullemateski oludes istutud, nii et ei ole hullu. Aga nii et jah, lähme lendama. Ja, et me 2 tundi varem siia lennujaama tulime. Alguses mõtlen, et siselennuga võib olla vähem vaja. Aga kui te näete mu kõrval hetkel, siis see on see järjekord, check-in'i järjekord. Nii et jah, tuleb veidike oodata vist. Nii, turvakontroll on läbitud, oleme siin oma värava ees väikses kohvikus
tellisime just endale banh mi'd, loodetavasti saame need kaasa enne kui lennuki peale minema. Aga see oli üks kõige frustreerivamaid check-in'i kogemusi, mis meil vist kunagi reisides on olnud. Et ma mõtlesin ühe tiigriõlu närvide rahustamiseks ka. Aga see ei ole absoluutselt kõige pikem, mis ma olen check-in'i järjekorras seisnud elus üle 2 tunni. Ootamine ei ole probleem. Seal oli siuke kaos lihtsalt. Mingid erinevad lennud, kõik sama järjekord. Siis tõmmati mingid inimesed, kes hakkavad oma lennust maha jääma, mis selles mõttes on loogiline. Aga lihtsalt sa seisid ja järjest sinust läksid inimesed mööda ja nii et see oli lihtsalt väga frustreeriv oli. Ja see veel, kuidas inimesed, mõned inimesed lihtsalt trügivad, et nad sõidavad põhimõtteliselt inimestest läbi. Jah, nii et see oli siuke väga frustreeriv, aga ma usun, et me kohe saame oma banh mi'd ka ja siis lähme lennuki peale, siis jõuame paradiisi ja siis on elu ilus. On ju, Brenda? Jah. Nii. Kell on 1.18, lend peaks väljuma 1.25 ja see niikuinii hilines. Tegelikult see pidi väljuma kell 1. Kell 1 oli alg. Ei, no okei, seda nad ütles mitu päeva ette. Ja, eile ütlesid. Aga meie gate on ikka kinni, boarding pole alanud ja see on fine, sest mõttes, et meil on reaalselt istume. Me istume kohvikus. Otse gate'i lihtsalt. Vans tõi õlle, ma ei joo kunagi õlut. Tiigri õlu number 2 on, nii et pange kommentaari. Mitu tiigri õlut lauda jõuab enne kui värav avatakse. Ja mina ei joo kunagi õlut. Võib-olla aastas korra võtan mingit lonksu, hansu mingi, kuidas proovib mingeid käsitöö, mingeid fancy't õlle. Ja pinge oli nii suur, nii kopp ees oli, et ma ei tea, ma arvan, ma võin veerand ära. Ja. Tiigri õlu ikka läheb hästi. Hansu ka mingi, kas oleks arvanud, et esimene alkoholne jook, mis ma veetlen, siis joon õlu. Aga no, ei tea nüüd jah. Ja ma siin priiskan ka lennujaamas ikkagi $5, 3 euri on õlle siin, eks ole, lennujaamas kallis. Hirmus. Aga ma tegelikult tahtsin midagi muud rääkida, aga ma ei mäleta. Mida me just rääkis? Tahtsin seda öelda, et meil on ikkagi eelmise aasta kogemus taga, või üle-eelmise, kui me käisime siis Põhja-Vietnamis ja me pidime lendama Hanoist Ho Chi Minhi, et Ho Chi Minhist lennata Melbourne'i, sest meil mingid asjad muutusid ja me pidime nagu oma lennumarsruut asju muutma. Hanois oli niimoodi, et seal polnud liinegi. Seal ei olnud neid eraldajaid, jah. Seal oli veel kohutavam, kuigi seal läks palju kiiremini see värk kui siin. Aga see selleks igal juhul ja lend hilines ja üldse väga suur segadus lennujaamas. Nii et Ho Chi Minhist nüüd Danangi lennates sama teema. Nii et tundub, et see on mingi värk. Et see on nagu siuke asi, millega tuleb arvestada. Me mõtlesimegi, et meil läheb samamoodi Ho Chi Minhist Melbourne'i. Läheb tagasi lend mingi 31 mitte augus, vaid juuli. Ehk siis, ja see läheb mingi, ma ei tea, kell 11 ja kell 12 päeval ja siis me just mõtlesime, et peame kindlasti päev varem siia tulema. Sest kuidas me siia tuleme, seda pole mõelnud, aga kui me lendame, siis me peame kindlalt päev varem tulema, sest jah, et sellega tuleks arvestada, et siselendid pigem vist on siuke nagu, vaata osades riikides on mingid rongi või bussiliinid on siuke, et kell on, aga millal sa tegelikult tuled, keegi ei tea. Ja ma vaatasin täna Vietjetil ja selles mõttes lõppkokkuvõttes see on odav lennufirma, et nagu nii on. On võimalik lennata ka Vietnam Airlinesiga ja maksta 2 korda rohkem. Aga et 40% ajast vaatasin statistikat, lähevad nende lennud õigel ajal. Nii et suurem on tõenäoliselt lend hilineb kui see, et ta ei hiline. Ja mulle meeldib, et me oleme siin, meil oli kõht tühi, sõime oma banh mi'd. Hans jõi ühe õlle ära, nüüd mul on teine õlu ees, eks ole, Hansul on. Ja siis ja siin samas on see keik ja need inimesed on terve aeg seisnud järjekorras, kus kohas boarding pole alanud. Vaat seda ma pole elus eest kord enne näinud. Ma olen enne rääkinud seda blogides, et ma ei saa aru sellest, et miks minna 100. inimeseks värava järjekorda. Ega see lennu igastahes vahet ei ole. Aga täna inimesed seisavad kinnise värava taga järjekorras. Miks? Ei tea. Ja, et seal boardingiga midagi ei toimus siin. Värav on kinni. Nüüd üks tädi läheb sinna. Ei, need tädist on seal käib mitu Ja. Meie lemmik, vana aja monopolimäng. Siis kui me olime aupairid, mingi Aussi teine aasta, siis ma mäletan, me mängisime räigelt seda iga õhtu. Räigelt. Nii et meil on need mingi Mikki Hiire omad. 5. Ja hakkame mängima. Ja vist oma käibal see 3 kaarti panna või? Jah, kuni 3 kaarti. Ei mäleta. Võta 2 kaarti. Ja meie lend
kell on muidu, mis kell on, ma kohe ütlen teile. Kell on 1:35 ja seal näitab, et Danang, meie lend Danang, 3:25 väljus. Aga kell on 3 või mida iganes, kell on 1:35 ja ma istun siin. Nii et see ei väljunud, et te teaksite. Aga see ongi osa reisimisest, nii et... Võtad kaardid välja meil ja on naagi eluna. kaardid. Ja me jällegi, ikkagi, meil on super hea koht siin. Ma ei tea, miks need inimesed siin. Meil on kõrval isegi vaba koht siin. Miks inimesed ei tule? Aga kuule inimesed on järjekord juurde läinud. Järjekorrast ei ole kedagi ära läinud ikka, nii et... Need inimesed on tulnud ja läinud siin järjekorrast viimast tund aega, nii et jah. Jah, Hans pakkusid tunni aja pärast juba hakkame koordima, nii et... Ei, mina ütlesin, et 2:30 tõuseb läinud kõhku päriselt. Ehk siin on meil 55 minutit aega. Selles mõttes, et mingi 20 minutit ma ei tõuse siit püsti kindlalt, isegi kui koordimine praegu algab, vaata. Mida iganes ühesõnaga. Come on. Boom. Lähme lennuki peale. Aga see on bussivärk või... tunnelis saab Vapsie Fancy. Mõtlesin, et odavlennufirma, aga isegi tunnelisse lastakse. Ei pea bussi peale minema. Nii et vägev. Topeltblog. 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 Ma ei tea, kas on näha mu jalaruumi. Seal ees on tool. Mu jalad ei ulatu toolini. Ma olen 1,80 m. The back and put on the Upstairs? Võta ka pärast. Võta vaatame kaugel ma kaamerast ära. Minu jalg ei ulatu. Tõmdi, oleme Danangis. Nüüd vaja minna võtta kohvrid. Lõpuks pidime 2:25 algselt olema siin. 4:15 on 2 tundi hiljaks. Põhimõtteliselt meil peaks olema juba taksomees peaks siin olema. Ma kirjutan talle kohe, kui pagas on käes ja siis tõmbame leebet. Ants võtab joogi meile. Meie taksojuht juba krabas mult koti ära. Nii et kott on tema käest, ootab meid siin kõrval. Ja siis liigume autosse. Kõige parem asi üldse, mida teha, on peale lendu endale takso ikkagi ära bookida. Teha seda bookingus või kus iganes, meie võtame alati bookingust. Või noh, seekord meil oli tegelikult majutuses, hotelli hinna sees oli lihtsalt, hotellist tuldi meile järgi. Aga või siis on jah variant küsida oma hotellilt, kas neil on selline teenus. Nii et siis on nagu see jagelemine peale lendu jääb ära siin, nii et see on tore. Et põhimõtteliselt saad oma koti kätte ja astud lennujaamast välja ja sind oodatakse. Nii et selles mõttes super. Alati tuleb see variant ära kasutada. See on Siro või? Jah. Ja seekord veel tuli meil hotelli poolt ju. Ma ei tea, kas see oli seepärast, et me 2 nädalat nüüd ühes kohas võtsime, aga jah, hotelli poolt oli siis tasuta transfer. 40 minutit sõidame, siis me oleme Danangis ja nüüd me liigume Hoi Anni. 40 minutit, et see on siis Danang on siuke suurem linn ja Hoi An pidi olema väiksem linn, mõlemad on siuksed kurortid rohkem. Aga no on näha, et ma olen looduse keskel, mina ei ole, mulle need nagu suur linnad. Tead, ongi 2 päeva piisav, rohkem ei viitsigi. Võtame mis mees võtsi meist ära. Ja peame temaga üle tee minema ära, ärme jama siin. Ja... Aga siin on jah juba maandus oli näha mägesid, roheline, ilus. Mulle meeldib. Ikka loodus, väga tähtis. Siin me oleme. Cheers. Jõudsime hotelli, ootame check-in'i teha. Ütleme, check-in'i kogemus on alanud paremini kui eelmises paar, nii et teeme väikse tervitusjoogi. Hello! Yes! Värske arbuusima. Terve loom. Nii, et eelmine hotell oli, mis ta oli, aga see oli see põhikoht, mida me ootasime. Nii et me oleme hetkel väga rahul, see vastuvõtt oli soe, see oli meeldiv, siin on, isegi ilm on parem, päike paistab, mõnus, soe,
see stiil on nagu väga lahe, sihuke väga, ma oskan neid öelda, vietnamlik ja lihtsalt see vastuvõtt, see reception, kõik see, ma arvan, meil tuleb mega lahe siin. Nii et vot, aga nüüd on, kell on juba kella 6 saama, me põhimõtteliselt oleme söönud ainult sihuke hommikusöögi, nii et lähme otsime süüa. Oleme jõudnud oma põhipuhkuse kohta ja kuna me mõtlesime, et tead, tund aega lendu, lähme Ho Chi Minhist Danangi suva, mingi paar tundi siia-sinna. Me oleme reaalselt söönud täna ühe korra, see oli see banh mi, mis me seal lennujaamas kiiruga sõime ja kell on 6 õhtul, me alustasime oma trippi 10:30 tellisime takso vist ja jõudsime kell 6 oma hotelli ja see hotell oli ülikõva. See on täpselt see, mida me nägime pildi pealt, see on täpselt see, ma ei tea, kas seda oled Hans filminud juba, ei ole? Istume siin basseini ääres, bassein küll läheb nii-öelda tunni aja pärast kinni, et me basseini täna ujuma ei jõua. Vahet pole, meil on ookean ka siin selles mõttes. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et me jõudsime kohale, siis see, mis receptionis, mis soovitused ja kogu see kõik, mis tuli, ma arvan, et see on kõige parem nagu kogemus, mis mul kunagi olnud on. Mis on naljakas, sest me oleme olnud 3 korda kallimates hotellides, kui on see siin. Näiteks Palil 2022 aasta mäletan, kui me käisime seal, meil oli veel hotell niimoodi, et meil oli veel eraldi oma bassein toa juures ja nii edasi, mis oli ka nagu väga tore, väga fancy ja nagu jah, samas me ei käi nii tihti sellistes hotellides puhkamas ka. Aga ikkagi see kõik asjad, mis nagu seletati, anti kaart, näidati kus on, milliste tailerite juurde minna, nii et ülihea nagu soovitus ja kõik asjad, nagu seal oli jälle see, et lahe ja siis saate seda teha, lahe, see on ka äge. Et nagu kõik need võimalused on olemas ja me tahtsime ka, et meil oleks ühes hotellis niimoodi, et me hommikul tõuseme. Mulle ei meeldi hommikuti käia otsida, kus ma saan kohvi ja süüa, eks meil oleks hommikusöök siin samas kohe. Ja et me saaksime oma trenni hommikul ära teha ja et meil oleks piisavalt mõnus hotell, et ma ei tunne, et ma peaksin siit kuhugi minema. Et Ho Chi Minhis oli see, et hommiku välja ja õhtul magama põhimõtteliselt peaks kukkuma sinna. Vaata. Nii et ma olen ülirahul, aga kõht on mega tühi, sest me trippisime lõpuks 7 tundi siia ja nüüd tahaks süüa saada. Loodetavasti varsti tuleb, rahvast palju ei ole praegu restoranis, nii et. Ja üks asi, mis mul meelde tuli, oli see, et ta oli mingi, issand, te olete ju nii kaua siin, et 2 nädalat, siis või mingi, minu meelest ei ole kaua, vaata. Aga tänu sellele, et me oleme nii kaua siin 2 nädalat, siis me saime siia spaasse mõlemad, saime tund aega tasuta jalamassaaži, nii et homme peaks massaaži minema. Vabalt, nõus. Nii et see ka veel. Aga miks mitte täna? Väike kingitus. Kaua spa lahti on? Ma ei tea, aga ma nägin liftis silti, et tuleb 50 000 peab juurde maksma, mis on siis $3. Kui su massaaži see seanss on pärast 9:30. No oleme täna siis. Igal juhul jah, väga tore, soovitame siia hotelli tulla. Tõesti see hind, mis me maksime selle eest, mis me siin juba praegu viimased poole tunni jooksul saanud olen, on nagu väga crazy ikka tegelikult. Video all on kirjas hotelli nimi. Kui päeval jõime teist tiigriõlut, siis siin hetkel on Danangi kohaliku La Rue. Siin Vietnam näitab oma prantsuse juuri siukse tiigriõllega. Ja võite 3 korda arvata, mida me sööme täna õhtusöögiks. Nuudlisuppi! Ei, see ei ole nuudlisuppi, need olid nuudlid ju. Ei, need olid nuudlid koos leeme. Ei, seal ei olnud leem. Oli? Ei. Siis ma võtsin vale asja. Nii, väike, ma isegi ei tea enam lõppkokkuvõttes, mis see söögikord oli meil. Õhtuoode, hiline lõuna, õhtusöök, midagi sellist. Söödud, väga hea toit oli, nii et see on juba järgmine suur pluss. Hotellis on väga hea toit. Ja ei olnud üldse kallis ka. Ei olnud üldse kallis ka. Ja nüüd me lähme nagu ikka, kui jõuad Aasias kuhugi uude kohta, kõigepealt tuleb külmkapp laadida täis vett. Nii et lähme otsime mingisuguse Circle K või Minimardi või 7-Eleveni või midagi sellist ja... Ma arvan, et see on mingi hotellimaja seal, et sinna võtad minna läbi. Brenda, seal on suur foo üleval. Siin olemegi foo toomesema. Jah, nii. Aga seal ongi foo ja piig ju. Jah, suured food, Brenda. No vaadake, milline liiklus, eks ole. Nüüd on meil veevarud on olemas, kokavarud on olemas. Mina võtsin ühe siidri. Ja võtsime 2 Snickersit ka.
šniku. Ja mingi 10 vett või? Midagi sellist, jah. Nii et lähme viime need hotelli, käime pesus, pakime asjad lahti ja võib-olla lähme vanalinna, võib-olla ei lähe. No vaata. Vaatame, kuidas tunne on.